Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Sel korral pärast nüüd pikka vahepausi suvehooajast alustame siis sügist sellise põneva temaatikaga nagu valimised ja selle just see põnev komponent e-hääletamine. Et kuna see ajaliselt kattub ka sellega, kui meil parasjagu see sama protsess ka käigus on, ehk siis sel hetkel, kui see saade eetrisse läheb, peaks olema ka valimised parasjagu käimas, e-valimiste periood, e-hääletuse periood, siis ongi võib-olla hea lahti rääkida sellest, et mis asi see selline on, kui müstiline see on ja kõik need suured murekohad, mis inimestel on. Aga selleks, et ma seda üksi ei jutustaks, olema kutsunud saatesse ka kaks külalist, kes saavad ennast nüüd ise tutvustada. Tere, mina olen Tarvi Martens. Ma olen e-hääletamist juhtinud umbes 13 aastat, enam mitte. Projektiga tegelenud kokku 17 aastat, nii et natuke tean asjast. Ja mina olen Tõnis Lepik, mina olen nüüd valimistega kokku puutunud alles 4. aastat, praegult töötan Riias. Ja ütleme, minu kokkupuude pigem on tegelikult valimistega üldisemalt, sest nagu siin juba ka sellise korrektuur tehtud, siis e-hääletamine on väike osa sellest, aga puutun ka sellega mingil määral kokku, kui peamine on kogu see valimiste kui tehnika ja süsteemi ülesehitamine. Väga hea. No, ma arvan, et selleks, et ennem kui me hüppame kõigi nende klassikaliste murede ja inimeste hirmude juurde võib-olla oleks kõige mõistlikum, et ma annan see e-hääletuse grand old manil lasen Tarvil lahti seletada tegelikult inimkeeli, et mille poolest siis e-hääletus erineb tavalisest hääletamisest ja kui taas see kogu struktuur töötab? No jaa, päris lai küsimus. Muidugi erineb selle poolest, et paberit ei kasutata, kasutatakse arvutit ja valimisjaoskonda ei minda. Võib hääletada suvalisest punktist maakeral ja internetis. Selles mõttes ma pean ütlema kohe vahele, et tehakse ka üks e-hääletamise nii-öelda, kus on, pead ikkagi minema valimisjaoskonda ja siin tootab seal kas arvuti või spetsiaalne putka, on ju. No ameeriklastel on sellised toredad olnud. Neid putkasid on palju, aga on tehtud ka päris niisugust interneti hääletamist, kus arvuti on kontrollitud keskkonnas siis valimisjaoskonnas, nii et Soome proovis seda näiteks. Aga muidu on mõte sama, et täidad oma sedeli, teed oma valiku ja saadad teele, ega siin midagi teistmoodi ei ole. Võib-olla kõige suurem erinevus võrreldes paberhääletamisega on see, et oma e-häält saab muuta e-hääletamise puhul ja nii palju kordi kui tahad, kuni e-hääletamisperioodi lõpuni ja lõpuks veel isegi jaoskonnas võid minna ja anda paberhääle ja kõik su e-hääled tühistatakse. Sellepärast, et e-häält on võimalik nimeliselt kätte saada kuhugi maale, aga paberhäält, kui ta on juba kastis, seda kätte ei saa. See on selles ahelas lihtsalt juba kaugemas etapis, jah? Just. Nii, see oli siis erinevus. Mis sul veel oli küsimus? Kuidas see toimub? Just, kuidas see toimib, et kuidas on see, ma arvan, kõige võib-olla fundamentaalsem küsimus ongi, kuidas on tagatud, et just minu antud hääl on see, mis seal lõpus häälte lugemisel kohale jõuab. Ja, just. Ja et siis see lugeja ei teaks, et see oli minu hääl. Jah, meil Eestis ei ole nagu, ei praktiseerita seda postiteel hääletamist, mis nii mõneski maas on olemas, aga sealt on väga hästi tuntud süsteem, on nii-öelda 2 ümbriku süsteem. Tegelikult meil seda süsteemi kasutatakse ka juhul, kui sa hääletad eelhääletuspäevadel Eestis väljaspool oma jaoskonda või ringkonda, eks ole. Ja siis sa lähed, mis seal juhtub, on ju, sa lähed nii-öelda, oled Tartus sõbral külas, tegelikult elad Tallinnas, lähed Tartu valimisjaoskonda, sulle väljastatakse 2 ümbrikut, paberümbrikut ja antakse sinu Tallinna kandidaadid. Niisugune paberleht ja siis sa valid seal kandidaadi, kirjutad oma valimissedelile ja paned selle valimissedeli väiksesse ümbrikusse ja paned selle kinni ja selle ümbriku peale midagi ei kirjuta. Et see on nagu anonüümne, täiesti anonüümne hääl, eks ole. Ja selle paned suuremasse ümbrikusse, väikse ümbriku siis. Ja
oma suurema ümbriku peale kirjutada oma nimed, isikukoodid, aadressid, mis kõik, ma ei tea täpselt, mis seal kõik kirjutatakse, aga tulemus on siis see, et see ühel heal hetkel, kui e-lähetamine läbi on, saadetakse need paberümbrikud, mis ei ole kodused, mis on nii-öelda minu paberümbrik, mis ma Tallinnas tegin, saadetakse minu jaoskonda sinna Tallinnana. Ja seal vaadatakse, näed, Tarvi saatis oma hääle niimoodi e-hääletusega võõrast kohast, paneme, ta on hääletanud, teeb tšikk, siis võetakse see sisemine ümbrik välja, mis on anonüümne ja pannakse kasti. Välimine visatakse minema. Täpselt sama toimub siis e-hääletamise puhul. Sa teed oma valiku, see valik krüpteeritakse sinu arvutis. See ei välju sinu arvutis. Sinu valik mitte ühelgi hetkel ei välju sinu arvutist ilma krüpteerimata. Nüüd see krüpteeritud, see on nagu see sisemine ümbrik, mis on totaalselt anonüümne. Nüüd selle anonüümse hääle sa digiallkirjastad. Seda me kõik oskame teha. Paned PIN 2 ja koos sinu allkirjaga tulevad kaas sinu isikuandmed, isikukood, nimi, kõik asjad. Ja siis selle moodustab nagu topelt ümbrik ja siis see saadetakse serverisse. Ja server vaatab, oled nimekirjas väga hea, paneme su topelt ümbriku tallele. Ja nüüd, kui sa uuesti hääletad internetis siis tuleb järgmine Tarvi ümbrik, eks ole, server vaatab, mul juba on Tarvi ümbrik, ma panen selle vana kõrvale, võtame siis selle uue. Nii. Ja kui nüüd lugemiseks läheb, siis kõik need välimised ümbrikud ehk digitaalallkirjad koos sinu isikuandmetega pannakse kõrvale. Ja võetaks välja ainult lugemisprotsessi, lähevad ainult need sisemised ümbrikud, mis on nii-öelda need krüpteeritud hääled, anonüümsed krüpteeritud hääled. Ja edasi veel paar sammu ja valimistulemus. Tahad kommenteerida? Ma ei teagi, millist osa. Just hästi põnev seal on see, et siin me räägime e-hääletamisest aga üks osa, mida väga ei tajuta, on tegelikult see, et ka tegelikult paberhäälel ainukene osa minu mõnest Eestis paberhääletamisel, mis ei ole digitaliseeritud, ongi seal jaoskonnas ümbrik ja tähendab see sedel ise, sest tegelikult ju kogu see toimetamine seal ümberringi käib sisuliselt samadele, kus ma ütlen siis, standardite lehitatud süsteemis, selle nimi on valimiste infosüsteem, kus tegelikult toimub kõik see, et sina ka, sinu erakond, kui te kandideerisite siin, siis puutusite mingil määral kokku ning tegelikult see sama valimistulemus arvutatakse välja ju tegelikult ka digikanalis. Ning see e-hääletussüsteem ise, see, kus kohas antakse hääli, näid üks väga väike osa sellest. Ma tuleb ausalt tunnistada, kunagi antiiksel ajal umbes 20 aastat tagasi mikrolingis olles veel, ma olen ühel valimisõhtul olnud üks nendest, kes ühte nendest veebiserveritest aitas seda süsteemi ülal hoida, kuna see töötas Sun Microsystems serverites, mina haldasin seda serverit, et kui see peaks katki minema, siis ma oskan proset vahetada. Et ma olen selles infosüsteemis kunagi tükikesena sees olnud, aga see oli väga antiiksel ajal. Ja, et mina näiteks paber iseenesest, meil on paber hääletamine, aga ainukene, mis seal ongi, on lihtsalt see, et see sama sedelite süsteem on paberkujul, lõpuks see paber loetakse ikka kokku süsteemis, inimene sisestab selle numbri ikka lõpuks süsteemi, mida ta kokku luges. Ehk siis tegelikult selles mõttes see küsimus on laias laastus ainult selles, kuidas sa selle valikusedeli, mis efektiivselt ütleb ühe numbri, et hääl anti numbrile, ma ei tea, ma ütlen täiesti suvalise numbri, siis ma ei mäleta, mis mu enda numbergi on. Et 169 näiteks. 13. Või mis iganes, 13 ei ole hea number, aga ütle lausa, ma päris ei mäleta, mis mu kandidaadi number on. Nii et täiesti suvalise numbri, ma ei tea, kellele ma reklaami teen, aga pannakse näiteks number 169, siis üks variant on, et sa paned selle paberil pastakaga, kus juures seal ka alati on need toredad ju mujalt maailmas tuntud kaasused, kus keegi on valimisjaoskonnas pastaka välja vahetan, nii et kirjutamise hetkel on küll number, aga siis kui lugema hakatakse, siis on tühi sedel.
et noh, ka füüsilises maailmas saab igast asju ju teha. Ja teine variant on see, kus sul tehakse see elektroonne sedel, kus see number, see sama 169, krüpteeritakse ära laias laastus kasutades samu meetodeid, millega põhimõtteliselt tagatakse see, et kui sa tahad internetipanka minna, siis et see, kellega sa suhtled, on päriselt internetipank. Ehk see sama avaliku ja privaatse võtme krüptograafia, ehk see, millega sa tagad selle, et see, kellega sa suhtled, et sa päriselt suhtled pangaga, mitte mingisuguse, ma ei tea, Rumeenia kodanikuga, kes üritab su koode tuuri panna, või et see ka tegelikult millega ka pangad tagavad seda, et sinu arveldus on korrektne. No samamoodi ka see, kui sa lähed vahepeal kas hääletama paberil või elektrooniliselt, sa tuvastad ennast mingisuguse tõenäoliselt ID-kaardiga on kõige populaarsem, eks. Lähed jaoskonda, näitad ID-kaardi. Ja nüüd saab lisaks mobiil-ID-le ka Smart-ID-ga, aga nende väljastamise, nad on võrdsustatud seaduse mõttes, eks. Ehk et see, kas sa lähed selle ID-kaardiga arvutisse või jaoskonda, selles mõttes pole vahet, et need on ju võrdväärsed dokumendid, lähed jaoskonda, näitad oma dokumendi ette, seal on sul töötaja vastast, tema paneb selle isikukoodi arvutisse, arvutis samamoodi teeb kontrolli, kas sa oled nüüd see kas sa üldse hääle õiguslikeks, samamoodi teeb seda e-hääletussüsteem, või tähendab, mis valija rakendus täpsemalt küsib. Ma logisin sisse, kas ma olen hääle õiguslik, kas ma võin selle hääle minna anda. Ja nüüd ongi vahe selles, et digitaalselt sa pead selle allkirjastama, kui sa annad selle elektrooniliselt, jaoskonnas on siis lihtsalt see, et sa pistata sinna karpi. Ma ei mäleta, kas jaoskonnas enam allkirja paberile antakse. Sa vist selle väljastamise osas annad vasta? No sa peaks paremini teadma. Põhimõtteliselt need on elektroonilised valijate nimekirjad, mis tulid mõni aasta tagasi. Nüüd enam pabernimekirju ei ole, jaoskondades on ka arvutid. Ja seal siis teeb jaoskonna töötaja märke sinu nime taha. Seal on mingi see on niisugune natuke mugavuse jaoks endal järjepidamiseks seal vist. Protseduur. Ei, no ikkagi on väga tähtis registreerida, kes on hääletanud. Sul on vaja teada seda, et sa oled hääletanud paberil, sest vaata, siis kustutatakse sinu e-hääled ära. Ja, aga see jääb sulle süsteemi. Süsteemist tehakse see märge, nüüd tuli Tõnis näiteks jaoskonda, tehaksegi märge, Tõnis on käinud jaoskonnas hääle andnud. Nüüd, kui kunagi tuleb see hetk, kus minnakse, siis võetakse nimekiri välja, et kes on e-hääletanud, see tõstetakse valimiste infosüsteemi, eks. Võrreldakse, need, kes on paberhääletanud ja e-hääletanud, eks, et siis nende e-hääled ei lähe lugemisele. Just. Ehk siis tegelikult, kui me võtame seda nagu analoogi paberi puhul, siis sa lähed, sa tuvastad oma isiku, mis on sama kui see, kui sa paned omal ID-kaardi arvutisse või sa logid sisse Smart-ID-ga või mobiil-ID-ga. Siis sulle väljastatakse sedel, see on see, kus sul põhimõtteliselt ja sa teed seal sedelil valiku, see on paberi puhul sa teed selles boksis selle valiku ära, digitaalses kanalis sa valid ekraanilt selle konkreetse isiku ja siis see valik krüpteeritakse ehk anonüümiseeritakse ja siis sa viid selle sinna valimiskasti. E-hääletuse puhul kasutatakse seda sama ümbrikute varianti, ehk siis ümbrik läheb tallele seniks, kuni läheb häälte lugemiseks. Et see osa on tegelikult nagu protseduuriliselt efektiivselt sama. Ja kui nüüd lõpetada, siis et kui sa lähed selle valimiskasti juurde, siis sa vaatad kõigepealt, et kas see on mingisugune põltskast või ikka näeb välja autentne. Palju midagi vaatavad, aga oled veendunud, et oled täitnud selle sedeli korrektselt ja paned selle kasti ja nii-öelda kuulad kolksu. Kas tänapäeval lüüakse veel mingi tempel ka peale, sest ma austas ei ole ammu paber valimas käinud. Jään vastu võlgu. Minu meelest lüüakse selle pärast. Ma arvan, et selle eesmärk on ju see, et sa tuvastad, et see on nüüd päriselt pandud siia kasti, mitte see ei ole tulnud kuskil mujalt. Minu meelest pannakse tempel peale ja põhimõtteliselt, kui seda templit peale ei panda, siis on kehtetu hääl. Oled oma lastud sisse, tegelikult ju kehtetu hääle. Ja nüüd e-hääletamist paralleeli ka jätkates on nagu see, et on olemas selline mõiste nagu e-hääle kontrollimine. Et kas ta jõudis kohale sinna kasti, nii nagu ma tahtsin. Et pabermaailmas sa kirjutad õigesti, oled veendunud, et kirjutasid õigesti ilusate numbritega, et nad on loetavad, panid ümbriku kinni, panid kasti, kuulsid kolksu, vaatasid, kast on õige. Nüüd e-hääletamise puhul sa just kui vajutad ja kõik läheb, aga tegelikult sa ei, vanasti päris algusaegadel ei saanud kontrollida, et kas ta ikka kohale ka jõudis. Ja just nii jõudis kohale, et kuidas ma tahtsin. Keegi kuskil vahepeal ei susserdanud midagi. Ja kas ta jõudis kohale ja kas minu valik on seal nagu kirjas. Ja selle jaoks on e-hääle kontrollimine. Ja kui sa praegu
hääletad arvutis, siis saad kasutada oma nutiseadet e-hääle kontrollimiseks. Ja see näeb välja niimoodi, et e-hääletamise lõppedes kuvatakse su ekraanile QR-kood, siis sa käivitad spetsiaalse äpi, mitte kaamera. Spetsiaalse äpi nimega kontrollrakendus. Ja see siis paneb kaamera käima ja siis sa näitad talle seda QR-koodi ja siis ta ütleb sulle, et jah, jõudis kohale ja kelle poolt see on hääletatud. Huvitav, aga et siin võib tekkida niisugune mulje, et server ütleb mulle, et kelle poolt me hääletame. Et see on natukene kahtlane. Aga tegelikult siin on niisugune vigur, et jah, igaüks saab lähemalt veebist lugeda selle kohta, aga väga lihtsustatult öeldes on niimoodi, et kui sinu valikut ehk häält krüpteeritakse, sinna pannakse juurde üks juhuslik arv. Arvuti poolt genereeritud juhuslik arv. Ja sinu valik ja see juhuslik arv krüpteeritakse koos. Mitte ainult sinu hääl, see number, vaid ka juhuslik arv. Ja nüüd see juhuslik arv on tegelikult suur saladus. Juhuslik arv on sellepärast vajalik, et mis 169 oli, et kui kõik inimesed hääletavad 169 poolt, mitte kõik, vaid paljud ütlemist niimoodi, siis mina ka hääletan. Ja siis ma vaatan, et kuidas see krüptogramm välja näeb, kui ma 169 poolt hääletan. Nii. Ja kui ma näen, et need samasugused hääled laekuvad kogu aeg, siis ma tean, et 169 poolt hääletab. Ja seetõttu peab igal krüpteeritud häälel olema seal sees juhuslikult genereeritud arv, mis teeb need krüptogrammid erinevaks sama kandidaadi puhul. See on see, mida paroolihalduses kuni kasutades soolamine. Soolamine, jah, nii öeldaks. Et ei saaks võrrelda paroole, et kui sa teed ühe sama algoritmiga alati paroole, siis muidu sa saad selle krüptitud parooli järgi kohe öelda, et sa teed sellise lihtsa listi kõigist võimalikest kombinatsioonidest ja näed, sinu parool on see. See on sama mõte, jah? Just. Ja nüüd see juhuslik arv, see ei välju ehedal kujul mitte kunagi sinu arvutist, küll aga ta väljub siis sinu nutiseadmesse läbi selle QR-koodi. Ja nüüd, mis tegelikult see nutiseade teeb? Ta saab teada oma selle hääle ID nii-öelda, mida küsida serverist, mingisuguse järjekorra numbri, ja saab teada selle juhusliku arvu. Ja nüüd, mida ta teeb, on see, ja saab kandidaatide nimekirja. Ja nüüd mida ta teeb, ta nii-öelda brute force'i teeb, et ta koostab kõikvõimalikud krüptogrammid kõikvõimalike kandidaatide kohta. Kasutades sinu seda salajast numbrit? Kasutades seda, jah, mitte salajast, ehk siis juhusliku arvu. Ja siis võrdleb selle krüptogrammiga, mida ta saab siis serverist. Ja selle läbi ta saab teada, et kelle poolt sa oled hääletanud. Nii et sükene kaval trikk. Ehk siis serveri poolel tegelikult keegi ei saa seda avada, sellepärast, et nad ei tea seda suurt juhuslikku numbrit. Just. Ja seda suurt juhuslikku numbrit teab ainult sinu arvuti ja see seal kunagi ei lahku. Ja sinu nutiseade teab tänu sellele QR-koodile. Täpselt nii. Ehk kui keegi sellest QR-koodist teeb pilti, siis ta tegelikult saab sealt tuvastada. Mis juhtus poole tunni eest? Jah. Minu sellega oli vist äkki ju lahe uudislugu ka, kas see oli äkki viimastel Riigikogu valimistel, kus äkki härra president või keegi tegi siis sotsmeedia postituse, kus ta nii muuseas postitas ka oma selle QR-koodi. Et õnneks vist see postitus tehti piisavalt palju hiljem, pluss seal on see kontrollimiste arvupiir, et seda kontrolli saab teha, kas oli kuni 3 korda. Ei, kontrollimisega on see värk, et poole tunni pärast enam ei saa, aga 31. minutil president hääletas uuesti ju. Et see on täiesti mõttetu, mis loomulikult sa demo jaoks paned ju, kui sa oled kaamerat ees ja sul on vaja parooli sisestada, siis sa selleks ajaks paned 1, 2, 3, 4, 5 ja pärast keerad tagasi enda päris parooli. Kui sa tahad näidata, kuidas sa hääletad ja kelle poolt on, siis sa hääletad kelle iganes pool, näitad kõik ära ja pärast hääletad uuesti. Loomulikult sa teed niimoodi. Kui sa päris asja teed, siis sa natukene võib-olla turvateadlikkus annab õgvendada, ütlemist nii. Aga see tegelikult ongi just üks asi, mida on nagu minu meelest ka ette heidet, ma olen pidanud erinevates debattides nagu olema, kus need ka oponendid seda nagu ründavad, et üks ongi see, et sa saad mitu korda e-hääletada.
nagu see oleks halb asi, et sellepärast, et sa saad nagu pidevalt ümber mõelda ja nagu nihverdada. Aga tegelikult selle ju mõte ongi selles, et täpselt see sama olukord, nagu see presidendi olukord on, et kui mingil hetkel, mingil põhjusel, ma ei tea, keegi survestab sind, et ma ei tea, ma annan sulle purgi heeringat, kui sa praegult siin minu nina ees valid mind e-hääletad, on ju. E-hääletad ära, on ju, saad oma purgi heeringat, lähed koju, hääletad ringi ja raporteerid politseile, et vaat see tegelane andis mulle purgi heeringat sellest, et ma hääletaks. Et tegelikult see ongi selle süsteemi ülesehituselt see turvameede, et see, kui sind keegi survestab kuskil e-hääletama kellegi poolt või ma ei tea, annab sulle mingid hüvesid sellest, et sa saad selle alati ümber mõelda. Ja alati saad sa veel lisaks lõpuks minna ka jaoskonda ja hääletada paberil. Siis saab alati naljaga teha seda nalja, et kui keegi pakub raha, siis võta vastu ja mine võta järgmine rahapakkuja, et saab niimoodi pangakonto neil tühjaks teha, et sisuliselt selle nii-öelda hääle ostja jaoks muudab see selle operatsiooni ju niivõrd riskantseks, sa paned sinna võib-olla tohutult oma, võtad selle riski, et ja küll ma nüüd otsustama tahan olla häälte ostja, eks on, aga mul ei ole mitte mingisugust garantiid, et mul nüüd see ost nii-öelda tegelikult läbi läks, et hea küll võib tulla see siis müüja ja näitab, et näed, hääletasin, aga pärast läheb hääletab ümber ja see juba põhimõtteliselt muudab selle hääle ostmise nii palju vähem perspektiivikaks tegevuseks. Ma olen alati seda formuleerin niimoodi, et e-hääletamine on suurepärane süsteem e-häälte müümiseks. Aga kohutav süsteem häälte ostmiseks. ja. Sest nad on põhimõtteliselt ongi tehtudki selle jaoks, sest sama on üks argument on olnud, et nüüd, kui oli arutusel ka see M-hääletamine, et sa saaksid nagu hääletada otse mobiilis, et siis kas on hea mõte, kui ma ei tea, noored kuskil ööklubis kõik koos järsku hääletavad, et mina ütleks, et nad vähemalt hääletavad, on esimene asi, et hääletuse aktiivsus peale kasvab, aga teiseks on see, et kui nad seda tõesti teid võib-olla kõige kainemas olekus, sa seda hommikul nagu seda üle teha, et see, mis iganes nagu toimus, et kui see nüüd... Kui see just laupäeva õhtu ei olnud. No aga siis lähed hääletad paberil. No, ei viisi. Peavalu. Ja sa hommikul mäletad, et sa hääletasid. Aga see on juba see tase, kus öeldakse, et ega nii parlament on läbi lõigi ühiskonnast, et kuidas keegi selle hääletamiseni jõuab. Aga selles mõttes, et selle mõte on ju selles, et kuna selle e-hääletuse puhul tõesti sul võib juhtuda, et sa avastad, et see arvuti, kus sa hääletasid, oli siuke kahtlane, et võib-olla seal keegi jälgis midagi. Sa saad alati minna teise kohta ja seda üle hääletada, et see teeb selle nagu, minu meelest võtab need argumendid maha, mis puudutavad sellist survestamist, mõjutamist, nagu väliste mõjuta. No, selle üldine nimetus klassikaliselt on niimoodi, et hääletamine mitte kontrollitud keskkonnas. Ja et kus on seal valimisjaoskonnas, kus paberiga toimetatakse, see kuidagi, et lähed väike privaatsus on olemas ja vaadatakse, et väga palju inimesi sul ümberringi ei ole ja meil siin on suhteliselt tsiviilne veel värk, aga mingi perekonna hääletamine kuskil natukene lõuna pool on väga tavaks ja igasugust asju varianti on mõnes maas on ka nii-öelda proxy voting, mis tähendab seda, et sa tuleb volitusega ja meil oli ka kusjuures esimesed valimised olid koos volitusega, huvitav fakt. Et sa tulid volitusega ja hääletasid kellegi eest. Ja siis, et neid variante on palju, aga jah, kui sa oled kontrollimatus keskkonnas, siis ja tõesti, sul võib ümberringi olla igasuguseid mõjutajaid, naine ja koer on ja ülemus, väga oluline värk, kõik ütleb, et... Sõltub kultuurist, jah. Et see on, ja see vaieldi õnneks Riigikohtus selgeks 2005. aastal. Minu suvi läks sinna nahka. ja selle kohta on siis olemas Riigikohtu kohtulahend, nii et see ei tohiks enam teemaks tõsta, et mõte oligi see, et mis mõttes paberil saab ainult ühe korra hääletada ja elektrooniliselt saab mitu korda ja siis ongi tõestati nii-öelda ära, et see kaalub üles värk selle ühetaolisuse asjad. Lõppkokkuvõttes on sul ikkagi üks hääl. Selles mõttes, et sa lõpuks läheb su sinna kasti ikkagi ainult üks hääl. Eks selle üle ju levisid ka need nalja, need storid siin eelmiste valimiste ajal, kus oli see, et kuna saab hääletada mitu korda, siis minge hääletage 100 korda selle oma EKRE kandidaadi poolt ja siis viimasena pange petukaks igaks juhuks Jürgen Ligi ja siis nagu on kõik hästi. Et see, mäeta, kes neid jagas, aga see oli siuke huumori võtmis võetud, et need, kes aru ei saa, et tegelikult sul alati on ainult üks hääl.
et kõige viimase hääletus on see, mis loeb. Et see on minu meelest see, mis on väga oluline, et rahvale kohale jõuab, et e-hääletuse puhul see nagu on. Kusjuures siis tegelikult tehniliselt saab hääletada, kui sa oled ikkagi paberi peal hääletanud, siis peale seda sa ju e-häält saad veel anda, aga sul läheb ikkagi lõpuks arvesse see paber. Tühistatakse ära eelvalimiste ajal, kui sa hääletad paberil, siis tekib see viimane pole võib-olla tehniliselt ilmtingimata ja viimane korrektne. Või paber. Viimane e-hääl või paberhääl, aga paberhääl võib olla ka enne e-häält. Kui sa oled esmaspäeval e-hääletusel paber hääletama, aga laupäeval veel e-hääletad. Ütleme siis niipidi, et kui paberit ei ole, siis viimane e-hääl. Jah, nii on kõige korrektsem. Aga et igal juhul on see, et arvesse lõpuks läheb ainult üks. No ja tegelikult see 2 ümbriku süsteem ja selle valimisnimekirja kontrollimine, selle üks mõte ju ongi selles, et jällegi üks asi, mida korduvalt ette heidetakse, et see valimissüsteem on suur must kast, sinna lähevad hääled sisse ja lõpuks läheb välja tulemus. Aga mis hääled sisse läksid? Et alati saab juurde vorpida süsteemi administraator, on ju. No ma tõstatan teema, et sa saaksid seda arutada, ma ise tean, et seda teha ei saa, aga... Jaa, väga õige. Must kast läheb sisse ja inglise keeles mõiste, et siis cast it as intended, et see on end-to-end framework, tähendab otsast lõpuni kontrolli võimaluse loomine, eks ole. Et me rääksime siiamaani sellest, et inimene ise kontrollib seda, et ta hääl jõudis kohale nii, nagu ta mõtles, tahtis. Eks ole, ja mis nüüd selle häälega edas saab? Nüüd mõtleme nende asjade üle. Keegi paneb sinna kasti hääli juurde. No, ei saa panna, sellepärast, et me eeldame, et digiallkiri ei ole võltsitav. Hääled on digiallkirjastatud. Siiamaani me saame seda niisugust eeldust endale lubada, sest digiallkiri on laialdaselt kasutuses ja kui midagi sellega nagu katki läheb, siis see tuleb päris kindlasti kuskil mujal välja kui hääletamise. Nii, keegi kustutab ära suvaliselt hääli. Kellegi hääli, administraator vaatab seal, Tarvi hääl, niikuinii hääletas EKRE poolt, on ja kustutan ära. Ja et selle vastu on nüüd niuke meede, et iga hääl registreeritakse või tegelikult ajatembeldatatakse veel SK juures, tähendab ajatempli teenuse osutaja, kvalifitseeritud ajatempli teenuse osutaja juures, kellel on kõik auditid, värgid kraes, on, et ta ei saa nagu valesti käituda, ei tohi, ei saa. Nii et ja see ajatempel pannakse häälele juurde ja tegelikult saadetakse ta koos ajatempliga valija rakendusse tagasi. Nii et valija rakendus kõigepealt kontrollib, et kas ta sai välise osapoole poolt registreeritud, kas ta sai aja tembeldatud või mitte. Muidu öeldakse, et ei, see hääletamine ei läinud läbi. Ja see ajatembeldus on meil tegelikult ju minu meelest kas sees igas digiallkirjastamises, et kõik need digiallkirjad lähevad samamoodi, sest see ajatembeldus, sellest me peaks midagi keralt saate tegema. See on päris mõne teema. On. Ja siis nii, et ajatempel on külges ja nüüd see tähendab seda, et kui ja ajatempli teenuse osutaja hoiab loomulikult alles kõiki neid välja antud ajatempleid. Nüüd, kui e-hääletamine saab läbi, siis e-hääletamise lugemisprotsessi lähevad 2 sisendit. Üks on kõik need krüpteeritud hääled ja teine on kõik need ajatemplid. Ja kui nüüd on niimoodi, et mõni krüpteeritud hääl näiteks, tähendab, kui need 2 numbrit ei klapi, siis on meil probleem. See on kas lisatud või eemaldatud, jah? Lisatud või eemaldatud, eks ole. Ja kui me rääksime sellest, et keegi kustutab suvaliselt, on ja siis ongi see, et hääli on vähem, aga ajatempleid on rohkem. Sest ajatempleid kustutada, ei saa. Sest ta on välis osapoole poolt, see pahalane ei saa nagu intruuder ei saa... Seal on ka päris karm matemaatika taga, see on see, mis ma mõtlesin, kas järel saate tegema. Ei ole mõtet. Aga mõte on väga lihtne, tähendab, et veel kord, et kui mõni hääli on vähem kui ajatempleid, siis on keegi sealt ära kustutanud. Ja probleem on tuvastatud. Muidugi esineb juhtumeid, kui ajatempleid on vähem, see on tüüpiline, et mõnikord see ajatembeldamine tehniliselt läheb bussi ja kuidagi süsteemi, seda on juhtunud paar korda, et ajatempel, aga see, et jah, teistpidi ei ole siiamaani juhtunud, nii et siiamaani pole keegi kustutanud. Aga on lisatud? Lisatud ei saa, sellepärast, et digiallkirja ei saa võltsida just. Nüüd,
ja siis, kui see kontroll on tehtud, siis meil on kindel, et tegemist on nagu häälte komplektiga, mis on seal olnud, kuni inimene hääletas, kuni selle hetkeni, eks ole. Noh, inimene hääletas ühel hetkel lõpeb hääletamine ära ja selle aja on hääl turvaliselt kogu aeg seal pustas kastis olnud. Ja see kontroll on võimalik ja siis võetakse häälte kogu, siis tehakse erinevaid järgmisi samme. No ja siis hakkabki see, kus sa kõigepealt kontrollid, võiskad ära kõik need e-hääled, kes on juba paberil hääletanud. Korduvad hääled. Siis võtad, korduvad hääled, siis need, kes olid paberil hääletanud ja siis jääb iga inimese kohta alles üks hääl, kes on hääletanud. Siis sa võtad selle esimesed ümbrikud lahti ja paned need eraldi need anonüümsed hääled, segad nad veel ära, et sul ei tekiks ka mingisugust ajakronoloogilist võimalust tuvastada, et vaata esimene, teine, kolmas, neljas. Ja siis hakkad lugema alles hääli või hakkad avama neid, sest see tegelikult on ju ka protsess. Ega seda krüpteeritud häält ei saa lugeda ju enne, kui kogu see valimiskomisjonis olev see jaotatud võtmesüsteem, et tegelikult ühegi inimese käes ei ole seda privaatvõtit, kes saaks hakata neid. See on, ma ei tea, tänapäeval MOFN, mis see on, et kas ta on mingi 5-7 või 5-9 kokku. 5-9, jah. 7 antakse valimiskomisjonile ja 2 valimistennistusele ja siis suvaliselt 5 saavad olla, jah, et see on ka jälle matemaatika. Et kuidas see võti kokku tuleb, kui sul on vähemalt 5 tükki võtmest olemas, et see hästi laialdaselt võttes, see on mingi ruumiline ellips, et kui sa sealt eri tükke võtad, siis sa saad vähemalt 5 tükki on vaja, et ellips kokku panna. Lävekrüptograafia on selle. Ja ma üritasin inimestele teha seda visuaalsemaks. Aga põhimõtteliselt on jah, et siis sa saad alles hakata neid hääle numbreid sealt välja lugema ja siis tekib see hääletustulemus. Ja nüüd üks asi, ma tahtsin öelda, et üks, mida veel minu meelest, mis on olnud see argument, tegelikult hakkab saateaeg läbi saama, on see, et kas päriselt hääletas see inimene, kes oli, et see, ma ei tea, hooldekodude case'id, et kas võib-olla pinnid. Minu meelest oleks veelgi vaja seda M-hääletust juurde tuua, sest tänapäeval sa saad väga edukalt oma tuvastada, et see, kes hääletab, kas see on päriselt see inimene. Sest ma tean, et ma alles hiljuti, ma mäletan, kuhu reisides ma tegin, kus taheti kontrollida, et kas passil olen mina see, kes praegu dokumenti täidab, seda viisataotlust. Ja siis ma pidin tegema pildi sellest passi, sellest lehest ja siis hoidma kaamerat enda ees. Ja siis ta ütles, et okidoki, oled jah sina. Et tegelikult sul on võimalik selle näobiomeetria kaudu teha see isiku tuvastus mingil määral ära täiesti puhtalt kaameraga, et see oleks tegelikult lisavõimalus. Kahjuks torpedeeriti natukene seda M-hääletuse osa, et ma loodan, et järgmistel Riigikogu valimistel on see M-hääletus ja saab ka niisugust asju sisse tuua. Ma arvan, see on nagu see tuvastamine, see laiem küsimus, et seda ei pea ju tegema ilmtingimata mobiili peal, seda võiks teha ka tegelikult arvuti peal, kas või saa seda piloteerida. Sest arvutil on ka samamoodi olemas ju, läpakal on tavaliselt veebikaamera olemas, aga ma kujutan ette, et see kohe võib-olla vähendab mingil määral kasutajate hulka. Ma arvan, et on neid, kes põhimõtteliselt ei taha oma pilte jätta. Teine on ka sama see, et mis on ju jaoskondades, et üldiselt selleks, et inimese isikut tuvastada, peab olema, ma eeldan, läbinud mingisuguse kas spetsiaalse koolituse. Jah, selles mõttes, et ega tegelikult see jaoskonnas, kui keegi sul näitab oma ID-kaarti, kui palju nad reaalselt su nägu kontrollivad, vaatavad, nimi on õige, enam-vähem näeb sama välja. Eriti kui vaadata seda ID-kaardi pilti, et ma arvan, ma võin võtta need hallid pildid vanasti olid, jah, praegu on värvilised, aga meil halli pilte on ka omajagu, et ka seal tegelikult, kes väga tahab, tõenäoliselt suudab tekitada olukorra, kus ta võtab kellegi teisi ID-kaardi ja läheb jaoskondeks. Aga õnneks seal on karistuse punkt kohe küljes, kui sellega vahel jääd. Kas on mõtet hakata seda ühe hääle jaoks tegema, et samamoodi ka digitaalselt, kui sa oled kellelegi ära andnud oma ID-kaardi, oma pinnid, siis mingis mõttes sa oled andnud täielik oma digitaalse identiteedi enda käest ära, eks. See inimene saab sinu eest teha absoluutselt. Kuni mingi maani ma saan sellest ka aru, et minul ka näiteks vanaema alati palus hääletamisel, et ma tuleks ta juurest läbi ja aitaks tal seda protsessi läbi viia, et lasin tal alati vali välja, kes see on ju, vajuta nüüd nuppu, et ta nagu saaks selle protsessi läbi teha, aga ta ei olnud ka nii digipädev, et siis ta tahtis, et ma tuleks ja aitaks, et jah, see asju on, aga põhimõtteliselt see on see, et nagu sa annaksid ka allkirja ära, see tähendab, et sama inimene võiks minna valimisjaoskonda, anda sinu eest allkirja ja minna panka, et ühendada su pangakonto ja allkirjastada oma maja müügilepingu, auto kindlasti saab maha müüa ja mis iganes. Ja tegelikult see on minu mõnes point. Mõned laenud võtta ja nii edasi. Kõik kuidagi tahavad ilgelt valimisi mõjutada, aga tegelikult saab palju paremaid asju teha. Annad oma ID-kaardi ära koos PIN-koodidega, siis annad oma elu ära, eks ole. Kui sa tahad seda teha, eks ole, tee on ja, või õigemini ära tee, sest sa tegelikult rikud kasutustingimusi jämedas plaanis. Ja kui keegi varastab sult ära nii-öelda,
siis see on kriminaalne case juba ja kuulub nagu teisele menetlusele. Nii et mina nagu ei ületähtsustaks neid nii-öelda impersoneerimise, eriti praeguses tasemel, kuhu me oleme jõudnud oma EID kasutamisega ühiskonnas laiemalt. Et see teadlikkus, et pinnid ja värgid peavad endal hoidma ja ei tohi telefoni teel öelda igast gaasikontrollijatele, et see, seda ju levitatakse kõigi. Ma siiamaani ei saa aru, kuidas iga päev aga ärme lähe sinna, nii et ma ütleks, et see nagu valimiste kontekstis ei ole nagu kriitiline teema, aga niisugused kõlakad levivad kuskil hooldekodus, kuskil Ida-Virumaal, tõestus pole leidnud üks case ja seda kedratakse 20 aastat. Et see ei ole mõtet. Jah, ei ma tahtsin lihtsalt, et see oleks ammendav saada, et keegi saaks pärast öelda, et me jätsime edasi rääkimata, siis ma tahtsin kõik need kaasused läbi käia. Kuulge, aga meil on vist ka saateaega otsa saanud, et aitäh, et tulite, ma arvan, et oli väga siuke hariv, et kes nüüd veel tahab kunagi küsida e-hääletuse kohta, siis ma saan alati viidata lihtsalt siia saatele. Aitäh! Olgu, aitäh!